aeg vist on öelda tere, kallis kunglarahvas. Tere õhtut. Ja tere kunglarahvas. Nii, Eiki tuleb ühe korra veel, võtame vastu. Jaa, tere Eiki. No nii, nüüd on korras, jah? Jaa, meil on asi korras, kõik on hästi. Selge, aga siis võite alustada ja Emil juba käibki. juba käib. Kas on Okei. mõlema kanali pealt kuulda seda? Jaa. Kuule, olgu Eiki, pärast suhtleme. Aitäh sulle. Jah, teeme nii. Vaata, kas on selle teise kanali pealt, minu kanali pealt ka kuulda midagi. Nii. No nii, Millest me alustame? rahvas tahab selgitust, mis juhtunud on. See on hea küsimus, jah. Meil on sama küsimus. Et tegelikult selgitame siis seda nii palju, kui me mõistame koos. Jah, Ja ja ütleme siis inimestele ka, et numbrid, mis on siis Margo kanali peal ja minu siin üleval uudistekeskuses, et kui keegi tahab küsimusi esitada, siis otse-eeter on teie. Helistage. Kui kõik, mida oskame, siis selgitame. Et millest me siis alustame? Kungla rahva loomisest vast. Lähme siis juba päris algusesse kohe, et võib-olla siis võtame täna selle aja niimoodi, et hakkame siis päris nii-öelda nullist pihta. Kuule, aga meil tuleb esimene kõne. No nii. Jaa, tere õhtust. Tere, mina olen siis Rain. Tere, Rain. Et toon omapoolse versiooni siis sellest, mis juhtunud on. Jaa, kuuleme sind. Et tegelikult selline... Praegu ei jõua. Kuidas? Margoni ei jõua see heli. Ahahaa, see on nüüd kehva lugu. Aga mina, Rain, sind kuulen väga hästi, nii et... Okei. Räägi. Et tegelikult selline väikene ussitamine algas juba 5 aastat tagasi. 5 aastat tagasi ja see ussitamine sai alguse siis sellises grupis, nagu olid Pärnumaa julged. Aga 5 aastat tagasi... Ma mõtlen nagu seda, et kui meil täna nagu seletame asju lahti nii-öelda Kungla rahva seisukohalt, et 5 aastat tagasi ei olnud, ütleme sellist nagu liikumist, kui Kungla rahvas ei olnud 5 aastat tagasi. Jaa, aga oli Pärnu, oli see, moodustati hästi palju gruppe üle Eesti. On Järvamaal ja Harjumaal ja igal pool moodustati grupid. Ja kuhu ma jõuda tahan? Margo, kas sina kuuled Raini kõnet? Ei kuule. Väga kehva lugu, üks hetk korra. Rain, räägi nüüd, ma panen su kõlari peale päris telefoni pealt. Nii, et kuhu ma jõuda tahan, on siis see, et Pärnus moodustati grupp Pärnumaa julged, kuhu pandi kas 3 või 4 inimest moderaatoriteks. Et kuna grupp oli selline üsna kähku, täitus seal mingi 400-500 inimest, siis moderaatoreid sinna pandi. Ja üheks moderaatoriks oli Lembit Künnapas Pärnumaalt. Ja tema oli selline inimene, kes hakkas inimesi grupist
samasugusel põhjusel enda äranägemise järgi ilma kellegiga konsulteerimata grupist eemaldama. Nii, ja siis ta eemaldati moderaatori koha pealt. Ja tänaseks päevaks on see inimene jõudnud sellisesse kohta, nagu on siis põlisrahvad ja juhendab siis või on siis kontaktisikuks määratud Pärnumaal. Täpsustame ka seda põlisrahva siis, et põlisrahva liikumine siis kelle kaudu, mille kaudu või kuidas see siis on? Kas ma saan aru õieti, et see on siis Maarahva platvormi kaudu registreerunud põlisrahvas? Jah, Maarahva platvormi kaudu ja teda on siis, ma ei tea kelle poolt, aga teda on määratud siis ütleme Pärnumaa ma ei tea, koordinaatoriks või eestkõnelejaks või kelleks iganes. Ja sealt siis... Oskad sa öelda, kes määras? Kuidas? Oskad sa öelda, kes määras? Ei oska. Olen esitanud erinevaid küsimusi. Kuna endal oli ka soov kangesti tegelikult selle maarahvaga liituda. Olen esitanud küsimused Lembit Tõntsläänlasele. Olen talle 2 korda kirjutanud. Tema ei ole mulle kordagi vastu kirjutanud. Siis olen kirjutanud Randole. Tema on vist ikkagi kuskilt sealt Virumaalt. Tema on Virumaa põlisrahva tuumrühma esindaja, jah? Ja olen alguses ta 1 korra mulle vastas, et jaa, Rain, et sinuga võetakse ühendust ja kogu lugu. Ja peale seda siis olen nagu oodanud, et millal muga siis ühendust võetakse, et ära moodustada siis Pärnumaa laudru kihelkond. Aga ei ole vastust tulnud. Siis ma kirjutasin talle veel äkki, ütleme, kirjavahetused on alguses... Ma mõistan. Need lähevad nüüd detailidesse. Minu küsimus on nagu see, et kuidas see puudutab meid praegu täna siin selle Kungla rahvas küsib, et mis on juhtunud, ütlevad, et on nagu tüli, Timo ja Rasmuse ja Margo ja kõik on omavahel tülis. Et kuidas nüüd Lembit Künnapas ja põlisrahva liikumine ja kuidas see nüüd nagu puudutab seda Kungla rahva nii-öelda siis olemist tegemist ja tekkinud olukorda täna. Et meie saade nagu tegelikult ei ole täna see, et me hakkame selgitama, mida Lembit Tõns võis arvata või mida Rando Pajula kirjutab või Lembit Künnapas. Et me nagu lähtume tegelikult täna nagu praegu täiesti oma nii-öelda. Et too see seos ka siis sisse, et kuidas on? Tähendab, kuna Lembit Künnapas on nüüd äärmiselt osav manipulaator, siis ta manipuleerib inimestega väga laialdaselt. Ja selles ei ole üldse mitte mingisugust kahtlust ka, et sealt on need asjad valesti läinud. Ta räägib musta valgeks, valge mustaks, kui on vaja, aga ei midagi rohkemat. Et selles suhtes äärmiselt... Ma küsin siis sinu käest täpsustava küsimuse, kas sina arvad, et Kungla rahva tänane lahkheli on seotud põlisrahva sissetulekuga? See on kindlasti üks põhjustest. Selge. Ma tahan täpsustavaid küsimusi, et lihtsalt, et meil oleks inimestele, rahvale selgitada siis nagu seoseid. Et me nagu isikuliselt ütlen ausalt öeldes, et mind tegelikult isikuliselt, ma ei hakka hindama Lembit Tõnsi ega Lembit Künnapase ega kuidas ma siis ütlen, isegi Timo tegemisi. Ma katsun lihtsalt seletada lahti kui nii-öelda olukorda,
nii hästi, kui ma seda täna oskan ja et ma selle nii-öelda selle, me oleme neid hindamisi ja hinnangu andmisi on siin nii palju olnud juba, et lihtsalt see seos, kuidas Kungla rahvaga nagu, mis see olukord on, et kui sinu nägemus on see, et üks argumentidest on, et põlisrahvas tuli sisse, no me katsume siis seda nüüd Margoga selgitada omalt poolt. et see on nagu huvitav, et kõik peaks toimuma vaba tahte alusel, aga ütleme praegusel momendil ja kui vaadata, kuidas see maarahva platvorm tegelikult kas toimib või ei toimi, ma ei ole nagu siiamaani nagu aru saanudki. Kuskilt maalt ta nagu toimib, teatud inimeste jaoks ta ei toimi, et mingisugune lahterdamine käib, sina kõlbad, sina ei kõlba. Ja kui sa siin ütled, et kuidas see nagu on mõjutanud Kungla rahvast, siis seal see väike probleem ongi. No selge. Aga mis ma tahan sulle öelda, Rain, ma tahan sind tänada selle ausa kõne eest ja kuna see saade on nagu siis rahva poolt oodatud selgitused ennekõike siis minult, Timolt ja Margolt, siis ma seda kõnet pikaks ei aja, vaid me võtame siis Margoga nüüd oma vaates siis selle lahti, mida me siis tunneme, et siis te selgust saaksite. Nii, me saame ka, ütleme, selgust anda ikkagi ainult selle pealt, mida meie ise tunneme ja mida meie oleme kogenud. Et ega siin ei ole juht, et lõpus need inimesed ikkagi kõik oma peas ise otsustavad ära siis mis siis nagu toimub, just. Suur tänu sulle, Rain, aitäh sulle. Margo, kas sa kuulsid, kui ma panin valjuhälde peale? Jah, siis on kuulda päris hästi, et ei ole. Ma katsun siis edaspidi, jah, selle me vaatame pärast Eikiga üle, kuidamoodi see, et järgmine kord, et see Vocasteri nii-öelda, et puldi kaudu kõne ka meile sisse jookseb. Et siin on midagi natukene vähe. Okei, see ei ole praegu teema. See on järgmise saate tegemisel, katsume selle tehnilise asja ära lahendada, aga selle saate ma siis panen siis kõlari peale, sest mina ise kuulen väga hästi selles mõttes läbi klapi ja mikrofoni iseenda. Ja. Nii, Raini kõne siis tuli selline, et üks nii-öelda probleem ja selline alguspunkt, kus on asjad kiiva hakanud minema, on siis põlisrahva liikumine, ma täpsustaks siis põlisrahva liikumine siis läbi maarahva platvormi, et see siis on nagu seganud või tulnud sisse siis Kungla rahvasse. Mis sa arvad sellest? Või mis on, kuidas sa, mingisuguse hinnangu me nüüd peame andma, et vaat siin on nüüd see keeruline. Katsume siis inimesi ja isikuid mitte hinnata. Jah, seda on keeruline midagi öelda selle kohta, sellepärast, et see kuidas ma ütlen, et ega sellest ma ei tea mitte midagi. Mõni üksik kild on ainult sellest mulle teada. Ja need on, nii nagu ta välja tõi, et see üks inimene konkreetselt on siis passinud, valetanud, teinud sükest omakasupüüdlikult mingisuguseid otsuseid seal. Ja see selleks, inimesed on ikka inimesed, igal ühel oma mõte ja oma tee, aga selle mitte reageerimise koha pealt, et kui ei ole nüüd põlisrahvas, siis need juhtkond või kes iganes seal nüüd asjaajad ees on, Timo kaasa arvatud, et kui sellest ei tehta välja, siis tekib küsimus, miks? Mina olen pidanud kogu seda meie liikumist ikkagi aususe, tõe ja vabaduse ja hea vaimu suunaks nii-öelda. Meie iseenda pärast. Ja selline selja taga salaja sahkerdamine, ei käi selle juurde. Siis tekib küsimus, miks sükest asja sallitakse, miks see olemas on, miks sellega ei ole midagi ette võetud, miks seda ei ole reageeritud või tehtud midagi. Ja sinna paika see selles mõttes jääbki, et kogu minu teadmiste juures mina ei tea neid vastuseid. Aga selge on see, et keegi siis kuskil mingit niite tõmbab.
nii, kas ma, nüüd on kord minu käes, ma saan aru. Minu jutt on pikem. Minu jutt on pikem, see jutt ei ole selgitus. Ma saan rääkida oma siis oma läbielatust või oma siis olukorrast. Hakkan siis otsast pihta. Kunagi, kui nii-öelda see põlisrahva nii-öelda teema tuli Kunglarahva meediakanali peale, siis ei ole ka saladus, et selline ütleme selline peaes äkiline nagu registreerimine, liitumine minu poolt ei tulnud. Ütleme päris nii-öelda lõpuni detailidesse, et ma nüüd hakkan igat silpi kõnet kuskile salvestama, ma räägin lihtsalt selle mõtte ära. Kunagi mingil hetkel oli Timo saade, kus minu teada Lembit Tõns oli hetkel telefonitoru otsas, kus ta siis pikalt rääkis põlisrahvast ja siis Timo ütles, et aga Rasmus on juba sees. Ja siis nagu Lembit, tal oli hea meel selle üle. Mis siis edasi sai? Edasi sai siis see lugu, et mingi aja möödudes, kõigepealt oli minul endal nagu selline sisemine nii-öelda selline siis valik. Ma olen sündinud Viljandimaal, ehk siis nii-öelda siis sünnit mulk siis, kui nii võib öelda, no põlisrahva vaatest võib nii öelda. Ja minu esivanemad, minu vanaisa ja vanaema ja nemad on Virumaa. Ja piirkond on siis Jõhvi kihelkond. Ja otsus minu poolt tuli, et ma määratlesin ennast mitte oma sünnijärgselt, vaid oma esivanemate sünnijärgselt Jõhvi kihelkonda. Ja tegin selle kohase liitumistaotluse Maarahva platvormil. Tegin ära, kõik oli tore, mulle tuli vastus, et minuga võetakse ühendust. Ja siis hakkas tiksuma nagu selles mõttes, mitte halvas mõttes, vaid hakkas tiksuma nagu aeg. Minu nagu, ütleme, see tunne või see mõte oli nagu selles, et kui mulle tuleb vastus, et minuga võetakse ühendust, et siis tegelikult ma jäin nagu ootele selle ühenduse võtmisega, et millal siis see ühendust nagu võetakse. Saated muudkui aga tulid. Saated võtsid tegelikult väga võimsa nii-öelda oma energia hoo üles just nimelt põlisrahva vaatest. Võiks öelda, et Kunglarahva põhimõtted mingi ajaperiood ikkagi kanti täiesti selgelt põlisrahvast. Miks me seda tegime? Me väga palju Timoga omavahel suhtlesime. Oli väga, ma räägin on-vormis, muidu see kuidagi kõlab niimoodi, et ma tõepoolest ei tunne, et ma olen tülis. Ma tõepoolest ei tunne seda. Ja minu jaoks on ta südames ikkagi sõber siiamaani. Ja ma tõepoolest tunnen seda ja ütlen selle ka välja. Mis on need otsused ja valikud, mis on vahepeal tehtud, küll me sinnani jõuame. Ja miks see kõik nagu läks niimoodi, oli see, et me omavahel ise nagu naarisime me väga palju telefonidel suhtlesime, tagantjärgi võib öelda, et me kaotasime üksteise oma privaatsfääri ära. Ei ole ka saladus, kui Timo ise on saates öelnud, et 200 tundi on ainult üks telefonikõnesid. Need ei olnud kõik mitte muidugi Rasmusega seotud. Aga see selgelt jätab oma jälje. Ja sealt tekib ka selgelt ka see põhjus, miks rahvas midagi ei tea. Kui me hakkame individuaalselt ise ajama kuskilt tagantselja ise rääkima, siis tekib paraku selline siseringi grupp, kes omab täit infot. Ja väga suur kogukond jääb sellest nii-öelda infosulgu. Siinkohal on aeg nii-öelda mõlemal osapoolel tuhka pähe raputada, mitte halvas mõttes, vaid kui siit edasi minna, siis võtta siit ikkagi nii-öelda kogemus. Miks see siis nagu kandis, oli see, et me omavahel ise naarisime ja Timo ütles, et ära muretse, Kunglarahvas ongi põlisrahvas. Ma ise tundsin seda sama, sest meie põhimõtted, vaated ja kõik need arusaamised, kõik see põlise hingelisuse ja kõik see aspekt, see kõik kandis mind. Ja Timo veel naeris seda, et kunagi tantsib ka Lembit Tõns põllu peal ja kõik on üks suur Kunglarahvas. Et Kunglarahvas ongi põlisrahvas. Ja nii ta läks. Aga mingi aja möödudes tekkis siis see, et seda vastust ikkagi ei tulnud. Ja katsun vähe lühemalt, muidu läheb siin tõesti väga pikalt.
Juhtus siis selline olukord, kus ma hakkasin siis küsima seda, et oleks vaja nagu kontakti saada teiste Jõhvi kihelkonnaga liitujatega. Et siis hakkame siis pusima koos, nii hästi, kui me siis oskame. Seda kontakti ma ei saanud. See oli minu jaoks esimene päris selline üllatusmoment. Vabanda, nüüd korralik pauk, oota üks hetk, sorry, ma käin korra ära. Väga vabandan, uks lendas tuulega lahti. Seda kontakti me ei saanud ja tekkis nagu selline kummaline, mitte kummaline, aga minu jaoks tekkis otseselt küsimus see, et miks. Et mina sain aru, et Maarahva platvorm ongi loodud selle jaoks, et põlisrahvaga liitunud inimesed leiaksid üksteisega kontakti ja see ongi kogu platvormi loomise mõte, et inimesi üksteist kokku tuua. Neid vastuseid ei tulnud ja see kulmineerus. See oli talveaeg. Need asjad tegelikult on kallid kuulajad ja kaasteelised, et need on tegelikult väga vanad asjad. Oleks pidanud kõik varem seda lahti rääkima, aga olgu, parem hilja kui mitte kunagi. Ja ühel talveööl oli siis Timo, Rasmus, Rando Pajula ja Lembit Tõns Rakveres Timo köögis, kus neid asju hakati lahti rääkima. See öö oli väga reljeefne. Õnneks kahjuks, pigem õnneks, ainult minu poolt. Minu emotsioonid nagu olid sellised, nagu nad olid. Ma jäin oma seisukoha juurde. Ütlesin, et sellist tegu ei tehta. Kui inimesi sisse võetakse ja nendega lubatakse ühendust võtta, siis nendega ühendust ka võetakse. Ja kui Maarahvas ei ole valmis selleks, Maarahva platvorm ei ole selleks valmis, siis sellist pooleversega tööd teha ei tohi. Ja jäin resoluutselt enda seisukoha juurde, mis siis tegelikult kulmineerus hiljem sellega, et nii nagu inimesed kuulajad teavad, siis Maarahva platvormilt võeti edasiste mingi aja möödudes võeti maha, et edasisi liitujaid vastu ei võeta. Tagantjärgi öeldes on selle sama öö Rasmuse väga reljeefne sekkumine Maarahva tegevustesse, võiks öelda. Järgmine päev ma tegin Rando Pajulile telefonikõne. Ma vabandasin selle öö eest. Mul ei olnud õigus sekkuda teiste inimeste loomesse. Nad teevad seda nii, nagu nad oskavad. Ja vastus oli selge, et isikuandmeid välja ei anta. Ja ei antagi. Siit tekkis minul korralik selline mõttepeatus, et mis on selle põlisrahva liikumise mõte, kui me omavahel infot ei jaga. Ja isegi nagu inimesi ei tunne siis ja ei saa nende inimestega kontakti. Hakkasid tekkima üsna palju vaidlusi Timoga nendel teemadel. Ja aja möödudes kuusse hakkasime järjest rohkem avastama endale seda, et meie iga järgnev täislause algas sõnaga aga. Ehk siis me hakkasime ise endale õigustama omanda tegemise. Vahepeal käidi ära ka Läänemaal Liivil. Oli väga, ütleme, selles mõttes väga, väga ilus aeg. Et selles mõttes ma tahan öelda inimestele suur aitäh Lembitule, Randole, Timole, kõigile. See on Kristjan Moorale. See on väga võimas töö, mida inimesed teevad ja see metoodika, mida nad teevad, nemad on valinud oma metoodika ja minu asi ei ole hinnata metoodikat. Soov, suund, kuhu liigutakse, need tilgad kõik jõuavad merre lõpus. Et see suund on nagu üks, aga metoodiline erinevus on hästi suur, mis minuga nagu kokku ei läinud. Võtan siis edasi. Oli ka vahepeal individuaalne sõit Liivile, Läänemaale, kus me siis proovisime siis individuaalselt Lembituga need asjad nii-öelda siis ära rääkida. 18 tundi jutti ilma pausideta. Oli väga selline, ma ütleksin, pinget ei olnud, me olime hästi vabad, meil oli ka muidugi suur konjakipudel laual, mis hommiku 4:30 sai otsa. Ja tundus nagu olukord selline, et kõik nagu on korras ja kõik nagu laheneb. Aga
nendele küsimustele ikkagi tegelikult vastust ei saanudki. Ja omavahelised Timoga vestlused, ütleme, no ta jäi nagu kuidagi punnseisu, sest kõik need küsimused olid õhus ja ma saan aru, et no paljude inimeste jaoks nad on tänase päevani õhus. Ja see otsus minu jaoks siis päädis sellega, kus ma pean päevikut, kus ma kirjutan väga enda jaoks hingelisi privaatseid selliseid, see on ainult minu teada. Ja ma selles päevikus pean nagu 3 kõnet. Oma keha, oma hinge, oma egoga. Seda keegi teadma ei pea. Need on äärmiselt karmid. Seal ei ole tingimustata sellist armastuse tundega, ei ole mingit pistmist. Seal on ikkagi väga põhjus, tagajärg, vastus, analüüs. Et see on niisugune laus iseenda pommitamine käib paberi peal. Ja jõudsin arusaamisele, et see asi mind ei kanna. Vastuseid ei tule. Ja küsisin endalt, et miks ma seal olen siis. Ootan, keda ma ootan, mida ma ootan. Ja ma panin kõik need küsimused endale kirja. Ma mitte ühelegi küsimusele ise enam vastust ei leidnud. Ja minu jaoks on selline asi, et kui reegi liigub, siis reegi liigub lõpuni. Ja kui ma saan ise sisemiselt aru, et sellel asjal ei ole nagu mingit nagu sellist nagu pointi praegu, siis ma, nii nagu Lembit on see telefoni kõnes oli, et üks mees teeb poole päeva pealt, muudab oma otsust. See olin otseselt mina ise. Ma saan väga hästi vihjetest aru, kellest tegelikult seal saates telefoni üks jutt käis. Need ei tule poole päeva pealt. Aga jäägu see nii. Tulemuseks oli see, et saatsin meili ja astusin põlisrahvast välja. Astusin põlisrahvast välja. Minu suurim üllatus oli see, et ma sain vähem kui tunni aja jooksul Timot kõne. Ja vastus oli see, et sa astusid välja. Ma küsisin Timoga, et kus sina tead seda. Lembit Tõns ütles mulle. Ma ütlesin, kus Lembit Tõns teadis seda. Rando helistas talle. Ahaa. Mina astusin välja selle põhjusel, et isikuandmed ei liigu ja kuna ma inimestega kontakti ei saa ja neid isikuandmeid ega ei väljastata, siis ma ei näinud ka Maarahva platvormil olemisel mingit mõtet. Ja siis tekkis täiesti totaalne kurioosum, kuidas me avastasime seda, et valikuliselt liiguvad isikuandmed väga kiiresti. Vähem kui tunni ajaga. See oli, miks ta oli nagu selles mõttes kurb olukord oli see, et mina ei olnud veel jõudnud Timole teatada oma otsusest, et ma astusin põlisrahva liikumisest välja. Timo helistas ise mulle. Ja see oli selline, võiks öelda, pettumuse tunne. Et siis isikuandmed liikusid. Ja kõik, mis edasi on seotud põlisrahva ka. Olete te ise inimesed, kes kuulavad saadet, kes kuulavad, mitte lihtsalt ei kuule, on ka ise märganud seda, et ma ei ole rääkinud enam põlisrahvast. Ka minu viimased saated olid Kallis Kunglarahvas, tere õhtust Kallis Kunglarahvas, tere õhtust Kallis Kunglarahvas. Nii et ei ole tulnud põlisrahva teemalisi kõnesid, ei ole, nagu te ise olete aru saanud, viimastel aegadel ma ei ole ka tegelikult Timo saadetesse sellisel kujul enam helistanud, kes on märganud, need on märganud. Aga ütleme, see olukord saates läks edasi märkamatult. Selles mõttes märkamatult, et me ise kõik vaikselt teadsime, kõik olid teadlikud sellest, erandlikult kõik on sellest teadlikud olnud siin rohkem kui pool aastat. Keegi ei ole sellest rääkinud. Mina nende viimase 2 kustutatud saatega ütlesin selle välja. Miks ma selle välja ütlesin, on see, et ma olen palju rääkinud seda, et õhtu pead olema võimeline ise hambad pestes peeglisse vaatama. Mina ei olnud enam selleks võimeline. Ma hakkasin ise endale valetama. Ja ma langetasin otsuse. Parem õudne lõpp kui lõputu õudus. Ja nii lihtne see ongi. Nii et siit edasi, ma ei tea, see on nüüd ainult minu kogemuse pealt. Igalühel on omad kogemused, mina ei hinda kellegi käitumist, vaid mina rääkisin seda olukorda nii nagu oli, kuidas mina põlisrahvasse läksin, mis seal siis toimus ja kuidas ma siis sealt välja tulin. Ja mis puutub nagu Raini ütlemist, et ta ei tea, kas see põlisrahva nii-öelda siis Maarahva platvorm töötab või ei tööta. Ma ei oska teile seda hästi öelda, sest põlisrahva tegemised laekuvad siiamaani minu meili peale. Nii et seal see töö, ütleme see toimimise mehhanism tuleks natukene ümber muuta, jah, et Rasmust ei ole seal juba väga pikka aega, aga meilid ikkagi tulevad.
nii et kui te ise nagu soovite, et oma siseinfot te seal ei anna, siis palun siis kuidagi vaadata seal, et settingustes need asjad ikkagi ringi teha, et täna need meilid laekuvad. Neid ei ole muidugi keegi rääkinud, isegi mina sinuga, Margo, ei ole nendest sisudest rääkinud, aga las ta olla, kõik on hästi. Nii et ma ei oska siia midagi lisada. Jutt oli, selgitus minu arust oli küllaldane ja üsna pikk. No kogu selle asja märksõnad ongi see, et mingit pidi info liigub kogu aeg ja väga hästi ja teisipidi, kui sa küsid avalikult inimesena teha seda tööd, mida on meile reklaamitud, välja pandud, ette pandud, tulge, liituge, tehke, olge, siis info ei liigu. Siis teha ei saa. Et millest siis selline vahe? Miks on üldse sükene vahe? Kas me ei ole siis avalikult rahu, armastuse, vabaduse poolt või mis see vabadus siis on, kui mitte teadmine? Nii on. Kungla rahvas tekkis rahva enda koosloomes. Kungla rahvas kasvas välja ise rahva koosloomest. Ja selleks saateks oli Timo loodud saade Rahva hääl on Jumala hääl. Timo lõi saate Rahva hääl on Jumala hääl ja selles Rahva hääl on Jumala hääl saates hakkas väga võimsalt kandma just nimelt see vaimne aspekt, mille koha pealt ma saan täna siis paraku, ütleme minu jaoks üsna sellised tuttavate inimeste poolt, et ma ajan mingisugust vaimset kuradi paska ja olen mingi perversne sekti liige või sekti juht, siis ma loomulikult blokeerin sellised kasutajad ka Kungla rahva grupist ära ja ma teen seda ka edasi, võtan selle eest täiesti vastutuse. Aga see kandmine toimus Rahva hääl on Jumala hääl saates, kus sisuliselt toimus saates, ma ei mäleta millistes, aga tuli selline nagu murdepunkt, kus see nagu momentaalselt nagu tekkis sees Kungla rahvas. Ja minu teada ka järgmine saade juba oligi Kungla rahva hääl. Ja seda kandsid need 3 majakat armastuse ja rahu poolt. Vabadahte valik. Ilma teist kahjustamata. Ja täna me oleme nii-öelda nagu olukorras, kus me peame omale need põhi nii-öelda siis majakad, oma suunad iseendale üle kordama. Seal ei ole teiste süüdistamisi, seal ei ole sildistamisi, seal ei ole hindamisi, seal on loomine, oma loomine, panna need, kanda seda tunnet, sellel tundel ei saa olla juhti. Lihtsalt ei saa. Just, need on looja seadused, rahu, armastus, vabadus, need on olemise seisundid ja me võtsime teadlikult Kungla rahva loomisel oma vundamenti just nimelt sellised alused nagu tõde, ausus, ilu, õiglus koos kõige muuga, mis resoneeruvad sellel samal sagedusel. Ja see ei ole asi, mida saaks mina, sina või üldse keegi teine kuulutada enda omaks. Samamoodi ei tule kellelgi pähe kuulutada Eesti rahvast enda omaks, Eesti maad enda omaks. Me lõime just nimelt selle uue liikumise, uue lähenemisviisi sellel maal, et hoida maad. Et oleks koht, kus me saame teha koostööd. Kui enam ei saa teha koostööd ja keegi kuulutab, mina olen see ainus õige ja teised peavad mulle alluma, siis ta ei vasta nendele looja seadustele. Niisama lihtne ongi. Et siin ei saa otsida kõige paremat juhti. Seda ei eksisteeri Kungla rahva liikumisel, ei ole paremat juhti. Siin on aktiivsed inimesed, kes teevad häält ja on inimesed, kes kuulavad ja häält ei tee. Ja siin on võimalus kaasa lüüa. Siin on võimalus olla parteilane või kes iganes. Minul ei ole sellest absoluutselt mingit vahet. Kõik, kes on siia tulnud,
on sellega arvestanud, et nad soovivad koos luua ja iga inimene on teretulnud. Siin ei ole selle koha pealt mingit küsimust. Aga mitte keegi ei saa kuulutada kõiki teisi enda omaks. Ja kui Timo nüüd loob oma saate, siis ta võib ju panna selleks mitte saate, aga grupi või liikumise, pane kohe Kungla rahva peremees. Siis kõik teavad, millega tegu on. Ei ole vaja siis keerutada sõnu ümber rahva. Jah, siinkohal ta omalt poolt lisan, et mingil hetkel tuli, no siin paar päeva tagasi, kui see asi nüüd kõik nii-öelda kuidagi kännuvalt välja sai. See, mis välja sai, see on pikalt ette juba. Mõtlemisvõimelisel inimesele on see kõik ette prognoositav. Ja siin nagu seda, et on selline ootamatu üllatus, ma ise nagu üllatusmomenti ei näe, et need asjad jõudsid oma täiesti loogilise kulmineerumise juurde. Aga siin see paar päeva tagasi, mis siis nagu oli, kuidas siis ütleme grupis hakatakse pooli valima, tulevad ka postitused, kus on juba nagu siis nagu hääletussedelid, et siis kas Timo või Rasmus. Ma tahan öelda seda, et need on põhimõtted, see on kujund, see on seisund, see on vaade. Ja kui see muutub isikukultuseks, mingisuguseks personaalseks fännklubiks, siis mina selles ei osale. Algusest kohe on räägitud, et tantsupõrand on vaba. Selle vaba tantsupõrandaga on saanud selline olukord, et tantsupõrand on tänase päevani vaba. Aga tantsupõrandal ei ole rääkijaid. Tantsupõrandal on inimesed, 3 inimest, kes on selgelt ennast väljendanud. Ja see kolmik ongi nüüd siin teie ees. Aga see kolmik on kogu aeg kutsunud kohale inimesi, et tantsupõrand on vaba. Kui palju me oleme rääkinud reaalsusloomest, oma häälest. Ja kuna ainult paar inimest seda nii-öelda on kuulda võtnud ja seda siiamaani on rääkinud, siis sellises arusaamatuses hakatakse kohe pooli valima. Aga sina ei oled rääkinud. Vaat see on vastutusest vabanemise moment, et mina ei ole midagi teinud, mina ei ole midagi rääkinud. Võib-olla siin on kõigil äkki mõttekoht, et oma südame hääl ka nii-öelda välja öelda. Ja kui on rääkijaid väga vähe, siis hakatakse looma sellist personaalselt nii-öelda nimelist. Kallis rahvas. Kungla rahvas ei ole persoonide fännklubi. Ma kordan veel. See on põhimõte, see on seisund, see on olemine. Mul läheb siin väljas korralikuks maruks ja müristamiseks, et tuleb vist esimese korraliku pauguga siit üks nii-öelda äikesetorm. Ja mis ma siis veel lõpetuseks tahan öelda, et selle, mis siin paar päeva tagasi lahvatas, Timo tegi oma seina peal postituse, mida mina ka jagasin Kungla rahva gruppi, kus on selgelt välja öeldud, et tuleb teine grupp, Kungla rahval on juht, Kungla rahval on peremees ja selleks on virulane Timo Kalaus. See, et Kungla rahva meedial on nii-öelda siis omanik, see on täiesti loomulik, Timo seda tegi, see kõik on hästi. Mind kutsuti sinna kanali peale. Ja minu jaoks nagu ma ei tea tegelikult, Margo, mis toimub. Ka mina ei tea. 2 viimase saatega ma olen saanud lihtsalt, sain ühe Messengeri sõnumi. Kas teil on Hekiga salvestatud 2 viimast saadet? See oli juba langetatud otsus. Mina ka ei tea põhjusi. Minu palvel oli, et kustutada ära kõik. Ma ei tea, kas ta seda on teinud, ma ei ole Kungla rahva meediakanalil käinud,
aga peale seda postituse nii-öelda tema seinalt jagamist Kungar rahva gruppi ma ütlesin, et kõik, seal tekkis ju üsna selline aktiivne vaidlus, arutelu, läks poolte valimiseks. See lõhestamine ei vii kuskile. Ja siis minu nagu selline pakkumine oli see, et kõik inimesed, kes siis nagu soovivad juhti, Timo on selle selgelt välja öelnud, et tema siis võtab selle osa enda kanda, just selle juhi rolli osa. Et siis inimesed saavadki päris reaalselt kohe, inimesed mõtlete oma peaga läbi ja kui te tõesti tunnete ja vajate nii-öelda siis nagu käsuandjat, siis Timo on selgelt välja öelnud, et tema võtab selle nagu selle asja enda kanda. Täna siis eile sain postitustest teada selle, et Andres Lindmäe postitusest minu arust tuli välja selline asi, et Timo on siit, et mis me siin räägime taga, et ta on juba grupist lahkunud. Mina ei teadnud seda, et ta on grupist lahkunud. Timo ise oli selle grupi moderaator. Andres süüdistab mind, et on üks kuningast, kes teeb, käseb, poob ja laseb. Kungar rahva Facebooki grupil ei ole olnud kunagi ühte. Algusest peale on olnud. Ja kuni pikka aega, neid oli 5. Pikka aega jah, olin üksi. Aga nagu te ise saate aru, siis päris palju oli seda ka saadetes, et Facebooki grupp ei täida oma eesmärki, ei täida oma eesmärki. Ja siis, aga sellist nagu ma ei oskagi sulle öelda, et ei tulnud nagu otse küsimust ja otseselt nagu otse ei pakkunud ka, sest et aega ei ole. Ja siis mingisuguste nagu selliste kuidagi märkamatult tuli, et see grupp on nii lappes ja postitused ja kõik on niisugune pläust ja et kui minul oleks see võimalus. Ja siis tekkiski see, et oot, kulla sõber, et mis see ei ole nüüd üldse mingi küsimus. Margo, kas sa mäletad, minu teada Timo ise tegi meie kinnise grupi, kus olid moderaatorid sees? Jah, nii oli. Ja sellel grupil sai 5 moderaatorit, sellest on nüüd, ma ei oska öelda, palju sellest aega on möödas. Peale seda läks nagu üleöö, no ma ütleksin niisuguseks korralikuks lammutamiseks. See oli ka meil omavahel jälle selline, võiks öelda, vaidluse hetk, kus ma siis ütlesin, et sellist niimoodi ei tohi teha, niimoodi ei saa teha, et inimesed väljendavad ennast selliste teadmiste pealt, mis neil hetkel nagu on, et me hakkame neid hindama. Meil tekkis tuline vaidlus selle üle, siis ma Timole lihtsalt nagu, oligi ärritunud olukord oli see, et mille järgi sina hindad ja tead, et ta on oma südames paha. Aga mis siis, kui ta teadmatuses tegutseb seda. Aga ta on südames siiras, ta soovib ka head. Ja siis nagu, ütleme, sellega tegelikult päädiski see asi ja ega me ütleme niimoodi, et jälle lahti rääkimata lugu. Ja ütleme selle moderaatoriga, jah, enamus postitused said sellel hetkel keelu. Kuigi mina seal grupis nüüd ma olen ise, pange andke aga kahuri tuld täis paukudest, et ainult Rasmus võtab vastu, ainult Rasmus teeb. Margo, kui palju, vaata siin on pikad pausid olnud sees, et me kõik tegutseme, me oleme omavahel leppinud kokku, aga las ta jääb, ütleme, see on siuke, muidu ma ise nagu kuidagi lendan ohvrimeelsusesse, et las ta jääb. Võtan selle kõik vastu, kõik on hästi, küll ma hakkama saan. Mis ma tahan öelda, mis selle moderaatori ja Facebooki grupiga, kus tekkis nagu väga konkreetne konflikt, juba väga ärritunud konflikt, oli see olukord, kus ütleme nende õiguste ja paroolide andmisega grupis oli selline asi, kus kuna ma ei olnud enam põlisrahva, nagu ma enne teile rääkisin, ma ei olnud põlisrahva liige juba ammu. Ja minul tekkis Timoga siis arutelu sellest, et põlisrahva vaateid ja Lembit Tõns saadab aga postituste haaval kogu aeg, need kõik lähevad ülesse, et siin läheb ju, kallid mehed, et siin läheb tõlkes nagu midagi täiesti kaduma juba. Ja jälle lahendust ei leidnud. Tead, kui tagantjärgi vaadates, siis see on täitsa loomulik, et see kõik niimoodi läks, nagu ta läks, sellepärast, et üheski asjas nagu lõppu selgust ja lahendust ei leita.
see jääb nagu mingi külmutatud mingisuguseks nagu noh, see ei ole õige. Ja oma õigused kätte saades minul oli pandud Lembit Õnsile postituse piirang. Ja postituse piirang minu teada kas oli 26 märts või 30 märts. See oli mingisugune 30 päeva äkki. Ma Timole veel ütlesin, et olge nüüd head, et tehke omavahel siis nüüd Põlisrahva Maarahva platvormi organisatsiooni kaudu selgeks, et kuidas siis see sõnumite edastamine siin käib, et teil on kõigil omal Maarahval on oma YouTube'i kanal, omad platvormid, Facebooki platvormid, et miks siis nagu siia peab kogu aeg tulema see asi. Või siis räägime selle asja lahti. Nii, piirang läks peale. Esimene asi üldse, mis tehti. See on siis, mida Timo tegi nüüd. Jah. Ta tühistas koheselt Lembit Õnsi piirangu. Mul on küsimus see, kus ta seda teadis. See oli tegevuslogis üks kõige esimesi tegevusi üldse. Ja minu jaoks oli see nagu selline, meil oli ka üsna selline ärritav telefonivestlus, kus ma ütlesin talle otse, et sa tühistasid ära minu otsuse. Sa ei minu otsusega, enne sinu käest ei küsinud. Minu otsuse tühistamisega tühistasid sa ära mind. Sa ei vaevunud mulle isegi seda eelnevalt selgitamaks, küsimaks. Isegi selline inimlik küsimus, et miks üldse Lembit Õnsil on Kunglarahva Facebooki grupis piirang. Vaata, et noh, me võtame, tegelikult ei oleks seal mitte mingit vastust olnud, et kõik on hästi, võta maha. Aga see, et see otsus tehti niimoodi ära, siis jah. No siit tulebki see üks ja see sama lihtsalt, tema võttis lihtsalt endale õiguse ka ilma siis oma hea sõbra käest küsimata selja taga, et see on jälle küsimuse koht, et aga miks nii? Mina ei saa nendele küsimustele vastata. No võt, see ongi. Mina saan selgitada oma tunnet. Täpselt nii, nagu mina seda tean ja tunnen praegu. Ja see, et Andres Lindemäe ütleb, et Timo on siit grupist juba lahkunud, siis minu jaoks tekkis nagu see olukord, et ohoo, et noh, ma ei teadnud seda. Ja tõepoolest see liikmete nimekirjas Timot enam ei olnud. Ja siis, kui Timo Facebooki grupp, siis ma avastasin seda, et see on minu eest nagu ära peidetud. Kogu Timo nagu leht, et ma tegelikult ma ei näe seda, aga ütlen, et siis on otsused sellised, ju siis ei ole vaja enam näha. Ja võib-olla see kõik on, me öeldakse, et sõnal on jõud. Kõik need sõnad, mida me oleme siin ise nii-öelda loonud endale, nüüd on siis see selgituse aeg, et ma siis olen ju minu saade, minu esimene kõne Rahva Hääl on Jumala Hääl saatesse, ma rääkisin maaenergiatest, rääkisin sagedusest, rääkisin reaalsusloomest. Kui see ei ole vaimne aspekt, see sama majakas, mida Kungla rahvas oma 3 sambas kannab, armastuse rahu poolt, vabadahte valik, ilma teist kahjustamata, ma küsin, kallis rahvas, mis ta siis on? Ja mina tunnen seda, et minu kokkupuude elus Timoga, meie teed said kokku. Minu esimesed kõned olid, ma nii hästi mäletan seda, et maa kannab täna nii-öelda peenmateerias 2 reaalsust välja. Millalgi muutub see füüsiliseks. Paljud inimesed ootavad suurt muutust. See muutus ongi ju meie sees. See protsess ju käibki kogu aeg. Ja nüüd, kui need muutused tulevad, nüüd hakatakse süüdlasi otsima. See aeg on nüüd juba läbi. Hilja on. Läbi on see aeg. Ja ma jään oma põhimõtete juurde. Mina tulin, rääkisin reaalsusloomest. Minu esimene video minu enda kanali peal oli reaalsusloome. Isik, inimene, Eesti riik, Eesti maa puudutavad täpselt seda sama aspekti, küll teise sõnastuse ja teise nurga alt. Ja siis mind kutsuti Kungla Rahva meediakanalile.
ja tänaseks on siis nii, nagu ta on. Muidugi mis selle kanali puutub, et kui tekib, ütleme, selline tunne, ma olen üsna reljeefse ütlemisega. Kunagi Innijõe mäel võttis minult ümbert kinni skena vana daam. Tema tegeles numeroloogia, tema astroloogia, mõtlen see taeva ja tähekaardid. Minu sünnikuupäev, aastad, kuu. Jääsime seal kuskil pool tundi juttu. Ta muigas mu peale ja ütles, et hingeelude numbriga 11, maaaastal ja Skorpioni tähtkujus sündinud inimesel, et siit ei olegi midagi muud oodata. Kalistas mind ja ütles, et pane aga edasi. Ma jään oma põhimõtete juurde. Minu tee Kungla rahvaga ja Timoga tuli läbi reaalsusloome. See on need 3 sammast ja majakat. Ja ma jään selle juurde. No kogu selle Kungla rahva loomise algne mõte on olnudki algusest peale koostöö. Me kõik toome iseenda erinevad osad, mida iganes me siis kanname, mida me luua tahame, kuidas me seda elu üldse näeme. Toome enda erinevused sisse ja selle baasil me tegeleme selle uue loomisega. Ja selle aluseks on see, et kõik me oleme vabad ja võrdsed liikuma igas suunas, nii nagu me soovime. Me ei ole kunagi aluseks võtnud seda, et me hakkame mingi kuningriiki looma, päälliku valima, seaduseid looma. Kõik on alati põhinenud puhtalt ja otse looja seadustel. Ja nüüd minu meelest ei käi jutt üleüldse valikute üle. Margo, kõne tuleb, võtame vastu selle kõne. Ja tere õhtust, kuulen sind. Keda sa kuuled? Ma pole nimegi öelnud. Tere õhtust, Timo Kalevus minu nimi. Tere, Timo. Tere Rasmus, tere Margo. Tere. Hea on sind kuulda. Väike paus siin koerus. Ma saan aru, et teete erisaadet ja peateema on ei ole eri. Timo mõttemaailm. Et ma küsin siis otse eetris välja, et kas me oleme lepingulises suhtes teiega? Ei. Ma küsin teie mõlemi käest, Margo ja Rasmus, kas mitte ei ole nii, et nii nagu te välja toote, et küll me oleme leppinud kokku ja küll me oleme rääkinud ka sellest, et räägime endast, ärme räägi teistest. Ja. Ma lihtsalt palun ühte asja, nii teilt kui ka saate kuulajatelt ja vaatajatelt, jätke minule minu privaatsus. Jätke palun minule minu privaatsus. Rääkige endast. Ärge analüüsige mind otse saates. Aitäh sulle. Aitäh, head päeva. Head päeva. Kuhu jäi siis nüüd arutelu? Nii et siit on seesama, me ei tea sellest asjast mitte midagi ja kui keegi soovib küsida mingeid asju, siis tuleb teil otse võtta kontakti Timoga ja mitte adresseerida neid küsimusi meile. Ja. Sest mina isiklikult ei tea ka sellest asjast mitte kui midagi. Kõik on hästi. On nii nagu on. Aga see, mis puudutab nüüd seda Kungla rahva loomist ja algset põhja, siis meie oleme ideepõhised ja selliselt me ka jätkame. Ja kui keegi teine soovib midagi muud luua, siis ta ilmselgelt teeb seda, et see ei ole kunagi probleem olnud. Aga seda üldist seadust, mille me oleme aluseks võtnud, need samad loojaseadused, neid ei saa keegi omada. Keegi ei saa kuulutada nende omajaks, peremeheks või mida iganes, kuda iganes keegi seda nimetab. See on koostöö.
ja see individuaalne nii-öelda lahkamine, seda on ka grupis räägitud. Kui teil on küsimusi, mis on seotud minu ja sinuga, Margo, praegu siin, siis need küsimused helistage. Number Margo pea kohal on vaba, liin on vaba, helistage. Kõik küsimused, mis puudutavad Timot, siis te kõik teate tema kontakte, helistage. Või saatke meil, mida iganes. Küsimused, mis teile on adresseeritud minule ja Margole, saate seda teha täna siin, otse saates. Liin on vaba. Number on Margo pea kohal. Ja kõik, mis on Timole suunatud, küsige seda otse. Seda ka Ülle Päll oma postituses ütles, et väärikus. Meil ei lähe siin mustapesu materdamiseks, aga ma ütlen teile seda veel kord. See asi tuli ülesse, need väärtused on need põhimõtted. Need põhimõtted on need väärtused. Siin ei ole inimesi. Inimene ei saa omada neid väärtusi, nii nagu Margo ütles. See on teie sees, see on olemise seisund. Sina rääkisid praegu siin enda vaatepunktist, mis juhtus, mitte mida Timo mõtles. Mina rääkisin oma kogemusest, olukorrast, mida mina tegin ja kuidas mina sellest läbi läksin. Ja kuna need asjad on Timoga seotud, siis on see paratamatu, et tema nimi tõuseb esile. Ja see ongi arutelu. Ma ei saa vältida Timo nime, kui meil on see olukord, mis meil täna on. Seda nõuda, et ma ei saa kasutada enam Timo nime, see on natuke ülekohtune. Või siis teistmoodi võttes, ärge siis soovige selgitusi. Siin tuleb nagu nüüd inimestel ise ka endale selgeks teha, et soovime selgitusi, aga me nime öelda ei või, teeme siis, räägime siis asjad nagu selles mõttes, mina räägin oma tundest, oma kogemusest. Rain Kuusiku kõne kohta tahan öelda seda, et Kungla rahvagrupis kõige esimese ploki sai Lembit Künnapas. See oli üldse kõige esimene. Minu enda Facebooki grupis või no ütleme oma isikliku või siis seina peal täpselt samamoodi. Kui me räägime nendest põhimõtetest, vabadahte valikust, ilma teist kahjustamata, ja kui meil iga teine sõna on idioot, loll, lambakari, joo, siis me oleme Lembituga päris palju vestlenud Messengeri teel, meil on olnud päris palju telefonikõnesid, mitte päris palju, aga ütleme mitmeid. Ja ma ei pea ka lõputult selgitama, et ma olen olemas ja ma ei pea õigustama kogu aeg oma vaadet. Ma tegin otsuse. Ma ei taha enam suhelda. Kõik. Ja see oli minu otsus ja minu valik. Igal ühel on õigus valida. Nii nagu Timosegi seda teeb, nii teeme meie samamoodi, et ega meil ei saa keelata seda, mida teised teevad. Need on valikute küsimused ja just nimelt see on õige tähelepanek, kas meil on kellegiga lepinguline suhe. Nüüd kõik kuulajad. See küsimus tõenäoliselt ei olnud suunatud ka Timol ainult meile kahele, vaid kõik nii uues loodavas grupis kui ka olemasolevas. See on kõik küsimus teile, endale ka. Kuidas see lepinguline suhe siia puutus? See on mul jälle kuskilt kõrvade vahelt läbi jooksnud. No ma võtsin seda kohustust, mina sain aru sellest, et kas mul on teie ees mingeid kohustusi. Ma sain sellest niimoodi aru. See on minu arusaamine, ma ei tea tõde, ma saan aru nii, nagu ma sain aru. Ja ma ütlen selle välja. Mina sain sellest niimoodi aru. Ei ole. Kohustused puuduvad. Sest ilma teist kahjustamata, kui me võtame ilma teist kahjustamata ja me paneme sinna juurde, et kellelgi on kellegi ees lepinguline suhe või kohustus, siis see läheb vastuollu sellele. Ja mina vastan Timole, Timo, sul ei ole minuga lepingulist suhet
ja sul puudub minu ees igasugune kohustus. aga samas rahvas küsis selgitust ja see oli, nagu ma aru sain tegelikult ju Timole, et siis neile oleks olnud see selgitus vajalik. Minul on ka küsimused üleval, aga mina suudan ilma nende vastusteta edasi minna. Minul ei ole see oluline, mina ei ole võtnud isikut kunagi aluseks ega ei võta ka edaspidi. Mina olen alati võtnud aluseks needsamad põhimõtted ja inimestele jääb siis ka vabadus liikuda, valida kord loomine, kord isiklik tee, mis iganes ta on. Mul ei ole sellest sooja ja külma. Isiklik tee on meil, Margo, kõigil. Sõltumata kõigest sellest vaatest on meil isiklik tee kõigil. Sealt tekibki see jõgi voolab. Need on need tilgad, mis hakkavad koonduma. Et see suund on üks. Suures plaanis see suund. Iga jõgi jõuab kord merre. Aga milliste käändude kaudu, see ongi see isiklik tee. No minule jäi kõrvu see, nüüd jälle isiklikust punktist vaadatuna, see ütlemine, et ma ei ole kui tuulelipp, kord siia, kord sinna. Siis see ilmselt käis nüüd selle sinu äkilise otsuse kohta välja astuda sealt. Jah. Nüüd Timo äkiline otsus välja astuda Kungla rahva grupist, teha see pööre. Kas see on siis nüüd selle sama ütluse alla käib? Et ma nüüd olen siis tuulelipp või kuidas see käib selle kohta nüüd? Mina seda hinnangut ei anna. Kui räägitakse, siis enda välja öeldud põhimõte peaks rakenduma kõikjal, muidu ta ei ole seadus. Sellele küsimusele vastavad kuulajad ise. Jah, see ongi küsimus kuulajatele. Helistage ja avaldage oma arvamust. Mida teie näete, mida teie arvate. Ja ärge unustage, me ei vali juhti. Me ei ürita kindlaks teha, kes on parem. Mina leian, et Timo on väga hea saatejuht. Mulle väga meeldivad tema saated. Mulle meeldivad eriliselt tema muusikasaated. Ta väga hästi tabab seda pointi. Oskab neid asju seostada. Superluks. Ja minu jaoks poleks iial tekkinud probleemi, kui ma poleks võtnud teda kui sõpra. Et mul on elus siukseid olukordi olnud küll ja küll ka ennem, kus sa avastad, et terve sinu maailm tõmmatakse jalge alt kui vaip ära. Ja siis sa õljud seal maa ja taeva vahel ja ei saa aru, mis juhtus. Minul on täpselt samad küsimused. Aga ma olen õppinud elus edasi minema ilma, et ma pressiks teiselt neid küsimusi välja. Võib-olla need tulevad kunagi, võib-olla ei tulegi kunagi. See ei ole minu jaoks oluline. Küll aga ei aruta ma neid asju edasi ennem, kui need küsimused on lahendatud. Just nimelt siis Timo meie omavahelise isiklikus suhtes. Nii nagu eelmine kord see esimene kõne oli, kus sa ütlesid, et mina ise arvasin peale teie omavahelist pikka telefonikõnet, just nagu ise arvasin ennast Kungla rahvast välja, kuna ma ei teinud piisavalt, siis need sõnad on saanud teoks sinu enda põhjal, sinu enda jaoks. Ja minu küsimus oli vaid, kas peaks siis selle, mis te saate seal välja ütlesite, need asjad ära lahendama ennem edasi minekut. Et vahet ei ole, mis seal öeldud sai, aga see negatiivne tunne, mis õhku jäi, et see kindlasti ei mõju hästi ja see jääb üks mädaks kiviks selles tugevas valges seinas. Vastus oli selle koha pealt minu jaoks nagu üllatav. Et mina olen halb inimene, kuna ma meenutasin seda halba, mis oli. See tähendab, et keegi teist siis Kungla rahvast ei tohi iial midagi üles tõsta, kuna teile tundub nii või naa. Kui ma nüüd rakendan seda seadust kõigi peal, siis tähendab see seda. Ja otse loomulikult peate hakkama kõik otsemaid mõtteid lugema, sest kust te siis teate, mida te tohite üles tõsta või ei tohi.
mina leian, et säherdused, seadused ei ole kehtivad. Kehtivad on loojaseadused. Ja kellegi suu kinni panemine moel või teisel ei ole kuulu kellegi kompetentsi ega pädevus. Mina isiklikult ei kujuta ette, et ma läheks nüüd ütleks kellegile, ma ei tea, Peeter Proosile, et sa võid rääkida kõigest oma saadetes, välja arvatud seda. Sa ju teadsid, et see mulle ei meeldi. Või mingi öelge Harri Raudvere. Kui Kertu Luisule seda või. Ma tahaks näha, mida nad teile ütlevad selle peale. Sellest saaks väga-väga hea koduvideo. Rakendame seda seadust. Lihtne on välja öelda sõnu, aga pange need elama. Pange need sõnad enda jaoks elama, enda lähedaste kohta. Inimeste kohta, kes on teile päriselt armsad. Mine ütle oma lapsele seda. Sa muidu oled tore poiss küll, aga seda sa öelda ei tohi. Sa ju teadsid, et see mulle ei meeldi. Aga mille jaoks on sinu ümber sõbrad ja tuttavad, kui mitte selleks, et öelda sulle just nimelt neid asju, mis sul võib olla kahe silma vahel on jäänud. Ja see on teisisõnu ka valiku koht. Kas sa viskad kõik lähedased üle parda ja ütled, et mina olen see ainus ja õige? Või sa aktsepteerid, et kui sina oled siin elus inimene, tegutsed, lood, siis see ümbrus peegeldab sulle ka sinu mõtteid vastu. Kui sa sellega hakkama ei saa, siis ei sobi sa sinna üles üheks kõrgeks juhiks. See kehtib kõigi kohta. Jah, nii on. Jõgi voolab. Küll käänuliselt, aeglasemalt, kiiremini, läbi kärestike. Läheb ka 2, 3, 4, 5. Ma tahan omalt poolt tõenäoliselt, ma räägin selle jutu ära, siis ma jätan su 8-30 minutiks üksi. Panen korra kaamera kinni. Aga ma tahan ühelt poolt ühe asja öelda, mis vajab välja ütlemist ja mis mind kripeldab üsna kaua. Kui me räägime seda, Margo tõi kujundliku näite plekist valge seina peal. Kas ta nüüd on viga, aga et teile lihtsamini oleks arusaadav, siis ma nimetan seda veaks või siis kunglarahva ajal oma kõige suuremaks ämbriks, kui on kuulajatel sellest parem aru saada. See oli saade, kus väga resoluutselt hääles ja toonis loeti välja, et kunglarahval on 2 juhti. Kes sai aru sellest irooniast, mis seal sees oli? Ja kes kuulas saateid ja sai aru sellest, kui tungivalt pressiti peale osa kogukonna poolt, et juht tuleks, siis südame hääle viimane appikarje ja õlekõrs karbis ongi iroonia ja allegooria. Ma saan aru, et seda enamus ei mõistnud. Ja saan aru täna sellest, et see saade oleks võinud olla olemata. Ütlen siis täna ilma allegooriata ja ilma irooniata. Ma olen Margoga sama meelt. Personaalset juhti. Sina ise oled oma elu juht. Nii nagu Margo ilusti ütleb, moel või teisel. Ma vabandan selle saate eest. See oli viga.
siis oli kriis. Kui vana see saade oli, Margo? No see oli juba pool aastat tagasi umbes. Ma isegi ei tea. Ja rahvas küsib, mis nüüd äkki juhtus? Kuulake südamega. Andres helistab meile. Üks hetk, Andres. Jaa, tere õhtut, ma panin see valjuhääldi peale. Tere õhtut, Andres. Tere, Rasmus ja Margo, tervist. Tere. Kuulete mind? Jaa, ma kuulen sind. Jaa, on kuulda. Ainult telefonist. Ma tahtsingi nüüd selleni jõuda, eks ole, enne oli ka siin minust juttu, et ma ütlesin seda teist, eks ole, et Timot ei olnud grupis. Ma ei heitnud ette. Ma sinu sõnumi postituse kaudu sain teada tegelikult, et Timot, ma ei teadnud seda enne. Võt, see oligi minu jaoks see väga alatu, eks ole, et kui Timot enam ei ole, et siis teda nagu seal mustata või ükskõik tas. Ma kordan, ma ei teadnud, et teda ei ole grupis. Jah, väga hea. Tähendab, ma tahangi seda öelda, et kui mees on grupist lahkunud, siis lõpetame grupis selle teema ära sellega. Ma Margoga seal väitlesime sel teemal. Teiseks oli see sama, mille sa nüüd ise ma välja tõid. See, et ei ole peremeest. Kui on see grupis vist on alles, ma ei tea, see video, mille tõi Külli Rand välja, mille ta oli filminud välja see 12 minutit, kus sa ise ütlesid, et nüüd tänasest on Kungla rahv 2 peremeest ja hakkas see, et rekvisiidid on siin ja siia hakkab nüüd nii palju tulema. Praegu vaatab 200 inimest, 2000 järgi. Ma mäletan seda väga hästi. Nii, vot. Ja hakkasid ka teatud inimestes osad risti minema. Alati, kui hakatakse küsima raha, siis hakkavad asjad viltu minema. Ma ütlen seda praegu ära. Ma olen 90. aastast olnud 100% invaliidsuse peal. Ma olin 19-aastane, kui ma sain mootorratta avariisse, kus ma süütu kannataja ja sain tugeva selgravigastuse. Ma olen siiamaale elanud. Ma ei ole kellegi käest ühtegi senti küsinud, kerjanud, vastu võtnud. Kui olen otsinud tööd, mis mul on jõukohane, olen palunud, kui mul on olnud võimalust, olen teinud, ei ole teinud. Kui on võimalus kuskile toetust anda, ei ole. Praeguse elu juures mul ei ole mitte mingisuguseid võimalusi, loen sente, ootan, millal tuleb 5., 6., 7. päev, et seesama, kes nimetab omas ennast riigiks, annab mulle mingisuguse toetuse, et ma saaks mingid maksud ära maksta, edasi anda. See on praegu lihtsalt jutu jätkuks, mitte kellegile, et keegi, et ma aletseks ennast või kellegile. Ma olen ammu lõpetanud peakaasta seina tagumise, ma olen saatusega koostööd, see on selle elu saatus ja täpselt nii on ja nii see jääb. Ja siis ma tahan veel öelda seda, et selle samade, mille ma olen kogu aeg ka siin öelnud, nende samade moderaatorite, administraatorite kohta, on rahvagrupis ainult üks administraator, see oled Timo või see oled tähendab Rasmus Tina. Kui ma tohin siin öelda, sest ma täna Viiver Kommere postistus lugesin, kus ei tohtinud täna sina öelda, aga ma sain aru, et Kungla rahvas peaks nagu kõik ühe joone peal olema. Moderaatoritel on administraatori õigused. Moderaatoritel on 40% väiksem, kui on administraator. Neil on õigus võtta postitusi vastu, kustutada ja tagasi lükata. Konkreetset süüdistus, mida sa süüdistad, et mina seda üksi teen, siis see ei vasta tõele. Ka Timo ise on lugematul hulgal postitusi kustutanud ja jagame selle vastutuse siis ka 5 laiali. See on sinult ebaõige. Ja see on minu tunne ja minul on õigus seda ka välja öelda. Ka minul on vabatahtlik õigus öelda välja, Andres, et selle süüdistusega tekitad sa minu tunde jaoks ülekohut. Ja mul on ka õigus seda välja öelda ja väljendada ka siin otse saates. Jah, ega ma muidu seda siin praegu välja ei saa. Just nimelt. Ja kui sul on küsimusi, siis sa küsid otse, aga selliseid vihjamisi, sihukest mõistukõnet, see on mitu päeva on juba möödas, on aeg see lõpetada. Ja kui sul on öelda, siis sa ütled. Täna sa helistasid ja ütlesid otse. Ma olen sulle südamest ja siiralt tänulik. Kas sa soovid midagi lisada veel? Jaa, ma tahan üht asja veel lisada. Et kui siin praegu ma siin kõrvalt näen seda jutuajamist siin, kus siin käib palju nagu käib
nii-öelda Timo väravasse, Timo seina peale saab midagi teha ja Timo seina peale see ja keegi ei näe sealt, siis ma tahangi Rasmus su käest selle ühte asja küsida. Kui tegi oma seina peale selle postituse, et ta teeb seal uue grupi ja mis seal kõik olid, eks ole, sa võtsid sealt ja jagasid seda siia kinnituse Kungla rahvagruppi. Kas sa, aga kui sa võtsid Timo isikliku seina pealt, kas sa Timo käest küsisid luba? Timo oli Kungla rahvagrupi liige sellel hetkel. Timo oli selleks ajaks juba lahkunud. Mina olen rohkem, järelikult ma olen rohkem sellel grupil siis, vaata, siis jaa, aga nüüd ma küsin nüüd vastu. Kui sõber lahkus grupist, siis oleks olnud viisakas seda eelnevalt teavitada ja see tegevus oleks jäänud tegemata. Teadmatusest mina sain sinu postitusest teada, et Timot ei ole Kungla rahvagrupis. Ja kui sa nüüd ütled seda, ma lõpetan oma su jutu kõne. Kui sa nüüd ütled seda, et kui mina teadsin, et Timo ei ole Kungla rahvagrupi liige, kas las ma lõpetan oma lause. Kui sinu küsimus oli, et kui mina oleks teadnud, et Timo ei ole Kungla rahvagrupi liige, kas siis see tegevus jagada teise inimese seinalt postitus kinnisesse gruppi on õige või vale, siis ma vastan sulle otse, see tegevus oleks olnud väär. Ja see on vale. Kas sa rahuldud? No, järelikult oligi vale, sest Timot enam see rõhud. Ma kordan 3. korda. Siis oleks Timolt olnud viisakas ka öelda, et ta lahkub grupist. Ja ma ei teadnud seda. See on teadmatusest tehtud. Kas sul on veel täpsustavat küsimust või kordan 4. korda? Ma ei teadnud seda, et Timo lahkus grupist. Mina sain teada, et Timo lahkus grupist sinu enda postituse kaudu, mida sina kirjutasid Kungla rahvagrupis. Kas sa mõistad, mida ma sulle öelda tahan? Administraatorid ja moderaatorid. Nad ei tea, sa kaod ära kuskile vahepeal. Jaa, ma mõistasin samas 5 kilomeetri kaugusel. Et järelikult siis sellepärast ei kuule, et siin mõistab ja mismoodi on vale võtta Facebookist kuskilt postitus ja jagada seda kuhugi mujale, et mismoodi see vale on? Kas mitte seda kõik ei teegi, et jagada üksteise postitus, mida nad leiavad? Margo, kahjuks Andrese kõne katkes. Ja ma kuulsin jah, et ta kadus ära seal liinil, aga see põhimõte, et kus kohas on nüüd siis need piirid juba tõmmatud, kui sa teed avaliku postituse, lood avaliku grupi, kutsud avalikult. Mina ütlen, Margo, mina nüüd ütlen sulle, vaata siin on, et kas on tegu on õige või vale, hakatakse pooli valima ja süüdistama. Kui inimene teeb omale Facebooki grupi või ütleme isikliku, vabandust, kui inimene loob omale Facebooki konto ja teeb oma seinale postituse ja seal all on aktiivne jagamise märk, siis ta ise aktsepteerib, et tema sõnumit levitatakse. Ja seda öelda mulle või kõigile teistele inimestele, et ma pean inimesele eelnevalt küsima luba. Kuulge, kallid sõbrad, siis kui me hakkame nii kaugele jõudma, siis võib-olla mõistlik oleks nendel inimestel see sotsiaalmeedias üldse kinni panna. Siis on mõistlik ju ainult põllu peal kohtuda ja silmast silma rääkida. Viitab nüüd sellele jälle järjekordselt, et oleks pidanud lugema mõtteid ja oleks pidanud teadma seda, aga mis valemi läbi siis? Oleks tädi Lemm, oleks ta onu. Ma ei tea ka täna siiamaani, miks on 2 saadet kustutatud. Ma ei tea seda. Ma ei ole suhtlenud inimesega. Minu konto on blokeeritud. Nõutakse, et ma tema nime enam suhu ei võta. Just nimelt. Aga minult helistatakse ja küsitakse selgitusi, kas on õige või vale. Ma ütlen teile, Margo, ma panen praegu, ma käin korra rõdul ära, aga lihtsalt see ei ole, ma olen lühikese süütenööriga, sa näed ise, Margo, hääle tämber tõuseb, ma teen natukese pausi, anna andeks mulle, sõber. Aga ma ütlen teile, kallid inimesed, siin on aeg kõigile hakata mõtlema.
kõigil on aeg hakata oma peaga mõtlema ja langetada otsuseid, mis iganes need otsused siis on. Armastuses ja rahus vaba tahte valik. See on teie vaba tahte valik. Ma käin korra ära, panen mikri kinni. Sa võid ise inimestega rääkida. Ma vabandan oma selle eest, et hääl tõuseb. Aga tõepoolest on selline asi, et ma ei ole selgeltnägija. Ma oleks pidanud nüüd konte viskama hõbekandiku peale, et teada, et minu sõber on grupist lahkunud. Või ma oleks pidanud viskama konte enne hõbekandiku peale või küsima kellegi käest, et teada, kas inimese isikliku seina pealt võib seda postitust jagada või mitte. Grupis käib väga tuline vaidlus selle peale, et on vaja juhti. Inimene ütleb, et tema on juht. Mina võtsin selle postituse kui lahenduse, et kallid inimesed. Siin on väga hea võimalus. Meie räägime vaimsest aspektist ja oma majakatest, kus iga inimene on ise need inimesed, kes tunnevad. Timo võttis selle otsuse enda kanda. See ei olnud pahatahtlik. Aitäh. Jah, seda võiks keegi selgitada. Mis ajast me oleme muutunud kõik selgeltnägijateks, et peame lugema teiste inimeste mõtteid. Ja iga siukse kõnega tekib rohkem küsimusi kui vastuseid. Keegi otsustas, et kui inimene on lahkunud, siis tema nime suhu võtta ei tohi. Endistest presidentidest, ministritest, tegelastest, kes on juhtinud elu, avaliku elu tegelased. Võtate nime suhu. Räägite nende tegudest. Või kuidas sellega on? Või küsite luba iga kord, kui lähete rääkima. Avalikud postitused. Kõik, mida sa avalikult kätte saad. Selle jaoks ongi infokeskkond. Leidsin midagi, jagan enda lehel. Leidsin midagi, jagan enda lehel. Ja kui keegi ei soovi enda infot jagada, siis see leht on kinnine, sa ei näegi seda. Mina ei ole isiklikult kontrollinud, aga ma kuuldavasti olen ka välja visatud. Ja minu süü oli siis selles, et mina oleks pidanud teadma, et temale ei meeldi sõna rahva maapäev. Korraldada Eesti rahva maapäev. Ta ei öelnud mulle seda selgelt, et ei tohi öelda. Ja kui oleks öelnud selgelt, et ei tohi öelda, oleks mul selgelt tekkinud küsimus, miks ei tohi öelda. Seda, et talle meeldib või ei meeldi, see ei ole argument küsida või küsimata jätta. Ma saan aru, et ilmas on miljoneid inimesi, kellele midagi ei meeldi. Aga see ei tähenda, et nendest asjadest rääkimata jäetakse. Meie nii nimetatud maavalitsusele samuti ei meeldi, et me siin kobiseme ja oma saadet teeme, kas me jätame selle pärast tegemata. Et kus koha pealt see piir läheb? Kas tõmbame kohe, ravime augu ja tõmbame mulla peale või liigume veel natukene edasi, et kuni tuleb keegi, kes ütleb, et võtta, aga nüüd mulle see ei meeldi. Ja mis see meeldimine siia puutub üldse? Kui sulle ei meeldi minu jutt, sa ei pea seda kuulama. Asjad on nagu väga lihtsad. Ma ei ole iialgi läinud kellegi juurde ja öelnud, et minule sinu jutt ei meeldi, et ole nüüd vait. See sama näide. Aga minge öelge Maarjo Maripule, kuule, aga mulle su saade ei meeldi, et tee seda teistmoodi. Arvate, et teda kotib siukene asi või? Ta sellepärast teebki neid saateid, et see kellelegi ei meeldi. Tuua välja neid asju, mida ta peab õigeks. Et see on nagu väga kummaline lähenemine ja kui te ise ennast tsenseerima hakkate, siis vihakõne seadus on just nimelt teie jaoks. Mille jaoks me oleme siin koos vaba tahte valikus, kui me ise ennast tsenseerime? Kelle jaoks me seda teeme?
Ja mis siia puutub üldse Timo ja tema tegemised? Me räägime põhimõttest. Tema tegi selge valiku, keelas meil tema nime suhu võtta, keelati meil ka öelda põlisrahva nime. Kes need keelajad on? Kes need säherdused on, et nad julgevad võtta endale vastutuse meie eest ja öelda, et meie ei tohi, sest neile ei meeldi. Kui sa midagi sihukest välja ütled, tule põhjenda ka. Timo, sa ütlesid välja, et ei tohi sinu nime mainida. Aga Kungla rahvas, seesama rahvas, kelle pealikuks ennast kuulutasid, tema küsib, mis juhtus. Mina ei ole sinult üldse küsima hakanudki. Sa ütlesid koheselt kõnes, ole vait, ära räägi. Sõimasid valimatult mõne minuti ja viskasid toru argile ja niimoodi mitu korda jutti. Kuni ma vastasin sulle täpselt samaga. Mis see meeldimine siia puutub? Mulle ka paljud asjad ei meeldi, aga ma ei tule selle pealegi, et minna seda kellegile keelama, mida nad teevad. Et vaba tahte valik oli, on ja jääb. Mina seisan looja seaduste eest. Ja miks olen mina siin sõna võtmas, on just nimelt see sama põhjus. Et keegi, mitte ükski teist, kaasa arvatud mina ise, kui mul mingisugune egoism pähe lööb, ei oma õigust kuulutada ühte rahvast enda omaks, kuulutada looja seadusi enda omaks. Kellelgi meist ei ole seda õigust. Mina olen sellel noateral seisnud, kus looja on pannud mulle selle valiku. Sa kas teed nii või matame sind maha. See ei ole tore koht, seal ei ole demokraatiat. Seal on ainult 2 valikut, kas nii või mitte kuidagi. Ja mina ei lase looja seadusi mingisuguse hämara uduga, mida ei suvatseta selgitada, ümber sõrme väänata, kurat teab kuhu. Ja ma tean, et nende asjade taga on meie kallid juhid. Vahet ei ole, kelle läbi te siin toimetate, on see Timo, keegi teine, 3., 4. Siis Kungla rahvas on vaba tahte valik. Kungla rahvas teeb koostööd vaba tahte alusel. Nii see jääb. Ja ma panen peale veto, isikliku veto, minu enda loomingule selles osas, et mitte keegi ei saa mitte kunagi õigust kontrollida kõiki teisi. See jääb koostööks. Ma ei anna luba isikliku omakasu eesmärgil muuta kõike ühe omandiks. Seda ei tule. Sellepärast olen mina siin. Nii et kas meil on veel miskit rääkida? Lugesid mu mõtteid? No mille me saame välja öelda nendele, kes on päriselt asjast huvitatud, oma sõna väljaütlemisest päriselt huvitatud ja loomingus ja koosloomisest edasiminekul, siis Kungla rahva maapäevad, mitte Eesti rahva, mitte põlisrahva, Kungla rahva maapäevad tulevad. Teeme seda jooksvalt koos trepi ehitusega. Saame öelda välja oma arvamuse. Tegutseme oma parima äranägemise järgi. Teeme koos otsused. Kõik saavad sõna sõkka öelda. Ja siis, mida me otsustame, nii on. Nii nagu see oli ka ennem olnud. Terve eelmine aasta, nii see oligi.
Ja mis puutub seda kella 11-ni helistamist või 20-tunniseid kõnesi, siis püüame edaspidi neid asju siin samal kanalil teha ja põllu peal, näost näkku, nii et kõik kuulevad ja kõik näevad. Et pärast ei tuleks jälle küsimusi, aga miks? Mul ei ole õrna aimugi, miks. Ja ausalt öeldes ega mind ei huvita ka eriti. See ei sega kuidagi minu edasiminekut, see ei sega loomist. See ei sega minu elu. Mind ei sega see, kui teine teeb oma asju. Las ta teeb. Teeb nii, nagu tahab, kuidas tahab. Ja ma loodan südamest, et tal läheb hästi. Kõigil teil. Vahet ei ole, mida te valite või kuidas te oma elu elate või mida te edasi teete. Ma loodan, et kõigil teil läheb hästi. Et see, mida te olete oma elu ülesandeks valinud ja mida te soovite saavutada, et see ka täituks. Päriselt täituks. Aga koos loomine on koos loomine, seda tehakse koos, seda ei tehta kuskil taga, kellegi selja taga. Ei tehta kuskil pimedas ruumis, kapis. Seda tehakse valguse käes, seal kus nähakse üksteist. Sa tead, kellega sa räägid. Sa tead, kes sulle vastab. Ja sa saad aru, kas ta räägib tõtt või on ta kellegi teise ülesandel seal. Margo, ma arvan, et tuleb kõne. Ja tere õhtust, oled kuuldel? Tere õhtust, ma olen Õie. Tere Õie. Mina tahan nüüd rääkida sellest rahaasjast, nii nagu Linne Andres tõi siin välja, et sealt maalt, kus hakkab raha küsimine, sealt läheb kõik kuppi. Tegelikult, kui raha ei ole, siis ei saa ju neid saateid üldse teha. Kõik tehnika maksab, aeg maksab ja sellel ajal, kui keegi teeb siin saateid, siis sellel ajal jääb tal teenistus mujal saamata, tööd mujal tegemata. Et see raha küsimine oli väga õige asi just sellel päeval ja kui keegi sai sellest valesti aru, siis ta on elust üldse valesti aru saanud. Niikaua, kui meil on duaalne maailm, niikaua, kui meie elu põhineb nii-öelda sellel rahal ja meie teenistusel, nii kaua peab igaüks, kes on midagi panustanud, enda energiat andnud, peab ka saama tasustatud. Energia peab voolama edasi, tagasi. Ja mis ma veel tahan öelda siis, et kõik, kes kuulavad neid saateid, tähendab, kõigil on see väga vajalik. Ja kui te lähete poodi, siis te ostate süüa, mis teil on vajalik, siis te maksate selle eest. Kui te kuulate midagi, no linnulaul, ja vaate saate ilma rahata kuulata, aga neid saateid, kui te tahate neid kuulata, siis see tuleb kinni maksta. Ja igaüks maksab oma südametunnistuse järgi ju. Keegi pole öelnud, et pange siuke summa iga kord teele. Ei. Lihtsalt, kuidas keegi soovib. Jah. Nii et mulle meeldis see koht, kui Rasmus seda välja ütles.
muidugi siis ma mõtlesin ka, et me oleme see 2 peremeest nüüd siin praegu ja sain kohe aru, et see on öeldud nendele, kes ei ole sugugi veel aru saanud. Aga jah, kas siis veel kõik mõistsid? See on tõesti küsimus. Nii. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Jah, palun. Kena õhtut. Kena õhtut. Margo, ma küsin nüüd sinult midagi. Räägi. Kas võib olla nii, et see kõik, mida me räägime, on, paljud saavad sellest aru. Paljud ei saa sellest aru. Kas siin võib tekkida, kas võib olla nii, et me oleme kellegi jaoks, kindlasti oleme ka kellegi jaoks ajast maas, aga tundub, et paljude jaoks me oleme ajast ees. Kui seda aega üldse võib sellisel kujul nimetada, nagu ta siin täna on, vaid on hetk. Me olemegi kõik erinevad ja kõik mõistavadki seda erinevalt. Õie sai aru sellest mõttest. Ma saan aru sellest, et ta sai aru. Ma tunnen seda. Paljud ei saa. Just nimelt tunned. Ma tunnen seda. Mitte ei lugenud seadusest. Naabrimees ei helistanud ja öelnud. Tunned, usud oma tunnet. Ja mis aega puutub, siis mina olen eranditult alati õigel ajal igal pool ja õiges kohas. Kurat, see tuli nüüd hästi. Õigel ajal õiges kohas, täpselt. Kusjuures selle kohta on täiesti mul kogemus. Pikka aega käisin metsas tööl. Ja no katsu saada ühte autosse 4 meest, kes on täiesti totaalselt erinevate harjumustega, erinevad kohustused elus, kes perekond, kellel mis, kes kus. Ja mitte iialgi sa ei jõua õigel ajal sinna. Eriti kui oli metsa uue langi näitamine. No ei jõua. Ükskõik mida ma tegin, sa lähed tund aega varem välja ja ikka keegi venitab nii, et sa jääd tund aega hiljaks. Ja lõppkokkuvõttes ma hakkasin mõtlema teisiti. Ma olen alati õigel ajal kohal. Ma jõuan õigeks ajaks. Ja hakkasid juhtuma siuksed hämmastavad asjad. Et ükskord ma ei julgenud helistada ka ja öelda, et kurat, et me jääme hiljaks jälle. Lihtsalt sõitsime külma kõhuga ja ma ei öelnud ka, et millal see kellaaeg või mis, kedagi ei huvitanud ju, kes hiljaks jääb, ega ta siis ei tunne huvi, millal me jõuame või palju see kell on. 2,5 tundi jõudsime määratud kohta hiljem, kuskil mingi tee peal, kus pole varem käinud, pole olnud, ei tea ka, kas on päris õige koht. 2 minuti pärast jõuavad kohale ja siis kukuvad vabandama, siis need, kes näitama hakkasid lanki, et oi, väga vabandust, et te pidite siin nüüd mitu tundi ootama. Et meil läks seal rohkem aega. Ja sellest sai praktika. Vahet ei olnud, mis kell me jõudsime, ma olin alati õigel kohal terve pundiga. Ja ma olen selle harjumuseks võtnud. Ma olengi igal pool ja alati õigel ajal, õiges kohas. Ja nii ongi. Elu pakkus mulle siis veel palju muid huvitavaid võimalusi kuulata ühe sama inimese arvamust. Kui ta kuulis seda infot kellegi teise käest, olin ma kohal. Kui ta rääkis seda edasi, 3. inimesele olin ma kohal. Ja kui ta tõlgendas seda 4. olin ma jälle kohal. Et siukestel momentidel sa saad aru, kui palju tõlkes kaduma läheb. Kui inimene, kes ei valeta otseselt, jätab lihtsalt rääkimata mugavalt mõned asjad. Nagu näiteks nüüd selgitus.
mis oleks lihtsam pingete mahavõtmine praegusel hetkel kui lihtne selgitus. Ma tegin seda sellepärast, et mulle meeldib teine üleskorraldus. Mulle meeldib rohkem omada kontrolli. Mulle meeldib teine suund. Mis iganes. Ükski neist põhjustest ei ole halb. Aga ütle välja. Mulle pakuti, ma ei tea, head kohta. Mis iganes. Ükskõik, mis taga ei oleks. Ja keegi ei pea enam arvama midagi. Aga jätta siukene olukord õhku, see on vastutustundetu. Seda enam, et ise oled sa ka loonud selle olukorra. Ja nüüd kõik teised peavad siis arvama, mille pärast see äärtune olukord on tekkinud. Mul on hea meel. Ma olen Timole siiralt tänulik, et ta helistas. Ma olen siiralt tänulik sellest, et ta võttis maha kõik arvamised. Kõik arvamised, et hakatakse siin saates materdama. Et ta ei tea seda saadet või ei olnud kuulnud. Mul on väga hea meel, et Timo siia saatesse helistas. See kõne oleks võinud vabalt kesta praeguseni temaga koos. Oleks võinud kesta. Olekski võinud kesta. Võimalus oli. Kõik elu on valikute küsimus. Ka täna tehti valik. Otsus. Otsus oli selline, nagu ta oli. Ja minu asi ei ole hinnata, kas ta oli hea või halb. Ta tegi oma seisukohalt õige otsuse. Aga selles mõttes on hea meel, et tal oli infot, et see saade toimus ja ta kuulab seda. Ja ta sai ka liinile. Aitäh sulle. Üks sõna jäi mul siiski kõrva sealt sellest asjast, et teil toimub mingi erisaade, et ma ei mäleta, et ma oleksin kirjutanud kuhugi sõna eri. See on jälle üks selline huvitav asi, et kellegi jaoks on siis mingisugune eri, tähendab kellegi jaoks kuskil. Jah. Selliselt need umbsed olukorrad tekivad, kui oma mõtet lõpuni lahti ei selgitata. Aga Kungla rahvas ei ole säherdune koht, kus peaks keegi valima. Siin ei ole see, käis küll üle see postitus vahepeal, mille sa ka ilmselt emotsiooni pealt panid, et parteilased tõmmake uttu. Et see siiski ei ole seotud parteis olemisega või ükskõik milles või kelles olemisega. See on siiski seotud loomisele keskendumisega, nii nagu sa siin seda seletasid alguses. Et keskendume nendele postitustele ja püüdke ikkagi juurde panna see, kuidas on see seotud Kungla rahvaga, kuidas see aitab edasi viia ja mida selles postituses üldse peaks vaatama. Sest kui need tuleb siin 50 tükki päevas, mitte ühtegi inimest ei ole siukest, kes saaks istuda hommikust õhtuni ja kuulata kõiki neid videoid ja lugeda kogu seda materjali. Nagu ma aru saan, siis on küsimused ammendunud. Rääkisin lahti selle, mida tundsin, mida oskasin. Ja kõik on nii, nagu on. Ja mul on siiralt hea meel. Võtame selle kõne vastu veel. Saab see viimaseks kõneks. Ja tere õhtust. Oled kuulda? Tere. Täna olete kahekesi või? Täna oleme kahekesti. Kas kuulmine on normaalne? On. No
kuulasin natuke, ma nüüd alles jõudsin, ma nüüd algust ei tea, et mis see teema praegu on, et ikka see, mis edasi saab? Püüdsime anda selgitusi inimestele, kes küsimusi esitasid. Okei. Nii hästi, kui oskasime. No jah, ja vaata, nüüd ongi see hetk, paljud ju kõik on rääginud, et me ootame muutusi. Jah, me ootame muutusi, aga kogu aeg me harjud, muutus polnud kuskil, ei tea, kuskil saab mõelda teisel pool ookeani. Aga muutus oli nüüd sama, kõik on kandikute peal. Vaata, kui viimane saadegi oli, kui ma andsin tõotuse, et lammutame selle hävingu küljame selle musti ära, on ju. Nii. Ja paneme asja liikuma. Vaata, kui kiiresti hakkas kõik liikuma. Nii oma meie nina all on ju, kõik on kandiku peal, laua peal on ju. Ma ei tea, milles on probleem. Ongi muutustes on ju. Minu arust kõik on ju okei ju. Kõigil on käed jalad küljes, pea otsas on ju, mõttega töötab on ju ja liigub minu arust keegi haigavoodis ei ole kuskil, psühhiaatris keegi ei ole, ma ei tea, milles on probleem. See kõige tähtsam, et sa oled olemas, on ju, inimesena siin hetkel oled olemas, juba see on väärtus on ju. See on number 1, nagu seda ei ole, muul on ju, ei ole mõtetki üldse ju. Või on teistmoodi. Kui siin ka enam ei ole eluvõimene siin, nagu mis mõte kõige see muul ju. Ei ole ju, mingit mõtet. Kõik kaob, kõik nullib kohe ära ju. On nii. Või ei ole? On küll, ma olen nõus sinuga. Nii on. Ja siis huvitav, täna oli mingi artikkel lehes, et see on see vist peapiiskop on see Viilma või? On vist jah? On peapiiskop Viilma? No, kui sa nii ütled. Ja koos selle Reinsalu Isamaa vennaga arutas selle, et kui vaev on õhus, siis kus on pääse on ju? Nüüd ma tahan neile kõigile öelda. Mis mõttes pääse? Ise te olete kõik selle korraldad siin, ka see sama peapiiskop on. Te olete kõik ju vait on see on ju. Mis siin kõik on toimumas on ju. Nii, te avasite Pandora laeka, kui te tunnistasite selleks normaalseks selle mustika maailma on ju. Te ise tunnistasite kõik normaalsed Riigikogu, peaminister, president, valitsus, ka kiriku tegelikult tunnistasite mustika maailma normaalseks. Ja nüüd, kui te hakkate lõhna tundma saate on ju, siis järsku, kus on nüüd pääse on ju? Kas nüüd Rasmus, sa annaks talle selle päästevesti, mina küll ei annaks. Mina küll ei annaks on ju. Ta on ise loonud selle. Ah? See mustika maailm on nende enda loodud, nad vastutavad ise selle. Ei, nad ise tõmbasid ta ligi. Nüüd tunnevad juba lõhna. Nüüd tunnevad juba lõhna. Sealt ei saa head lõhna tulla, noodine. Nüüd kus on pääse on ju? Nüüd Kristus tule appi või? Või Buda või keegi või kes peab nüüd appi tulema on ju? Siis oled 24-7 sülitad nende põhitõdedele, mida kõik on siin kuuldud, ma ei kui veel aastaid on ju, kõik need õpetavad on ju, ja nüüd tahad, et te tuleb sulle appi või? Nagu sinna kohta ei taha minna. Mida sa nüüd ligi tõmbad, sinna minegi on. Aga see on nende valik. See on nende valik. Ta ei saa isegi rääkida sellest, et ligimise, kus on nüüd ligimise armastus, miks keegi appi ei tule. Aga kuule, kus on su ligimise armastus siis, kui palju on appi vaja, et kas sa SOS laste külagi on ju. Miks sa sinna ei ole panustanud on ju? Nii kõik on ühiskondadele alustanud praktiliselt. Kui üle 300 lapsiga üldse kodu pole kuhugi minna on ju. See üldse juhitagi. Tahab mingis kuradi, ma ei tea, umbluud, mingid väärakaid ideoloogiad siin. Tõmbab siia, tahab nüüd vastu lapsi sinna sisse tõmbab, kuule, aitab küll. Aitab küll. Nii need asjad ikka ei käi. Aga no see selleks. Aga kõik on minu arust väga normaalne, nii nagu on, täpselt nii nagu on ja on. Igaüks ise peab aru saama. Soovis muutus käib, kõik ise endas enda ümber. See on loogiline. See on loogiline. No soovisin muutust, on ju. Ja vaata nüüd Trumpi on ju. Vaata, kõik läksid soigusid ja oigusid, kuule kujutate, kui praegu Spideri punt siin praegu oli. Kõik on sedasi soigud on ju. Absoluut, kõik vaata, sõdavus lahti on. Trump ütles ära, et tuumasõda ei tule on. See on garanteeritud. Jaa, Mihkel, meil on tänane see saade oligi selle mõttega, et püüda rahvale anda selgitust. Las need Trumpi tegemised täna nagu jäävad. Las see jääb. No aga need on ka muutused. Jaa, ma saan aru. Need on kõik seotud. Ma lihtsalt võtan nagu... Ja muutused käivad nii maailmas, Euroopas, Ameerikas, siin Eestis ja nüüd ka meie siin samas hinna ees on ju. Aga kõik on omaks seotud. Meie endi keskel käib praegu tohutu muutus. No, on. Igal pool. Aga kuidas nüüd keegi reageerib, aru saab, see on teine teema. Jah, just. Ja nüüd ongi, kuidas edasi. See on küll jah, kuidas edasi, aga nüüd eesmärk. Mis on selle nüüd, kuskil ma postisin ka Facebooki, et mis on nagu siis nagu eesmärk, mis on siis konglarahva liikumine, mis igas põlisrahva liikumine, peab ju olema mingi eesmärk. See pole mingi eesmärk, mille nimel üldse koos tegutseme. Vot see tuleb küll paika panna. Aga seda ühe telefonikõnega paika panna ei saa.
võtame omale aega, tegid postituse, vaatame, kuidas inimesed, kuidas rahvas nüüd mõtleb, suhtleb. Aga praegu ma tajun, et kuidagi tead nagu rusutud on ju. Ärge selle lõpsu minge. Kõik on nii nagu on. Ma isegi superkuubis, ma ütlen otse välja, superkuubis. Kaua me istume seal mugavustsoonis on ju. No kuule, kaua hoid istuda mugavustsoonis? No kuule, kas ma hakkan midagi tegema ei hakka? Kõik, see on Margo temast tõesti, kas ma hakkan midagi tegema ei hakka on ju. Oli mingi teema, oli ju. Keegi meist hakkab midagi tegema on ju. Nüüd see eesmärk on ju. Nüüd see eesmärk. Nüüd ei ole pingutama. Peab olema mingi eesmärk. Minu eesmärk on see, et võimalikult panustada, et ühiskond oleks harmoonias ja tasakaalus, nii palju kui võimalik. Ja dialoog ühiskonnas on. Ja kui küsida, et rahvas otsustab, kes on rahvas? Kes on rahvas? Me kõik oleme osa ju sellest samast rahvast, meie moodustame kõik selle rahva. Ka need poliitikud, ka need kõik, kes on seal valimas käinud, kes ei ole. Aga see on üks rahvas, üks ühiskond on ju. Üks aktiivsem, teie passiivsem. Aga keegi meist ei otsustama ei tule. Mida julgemad oleme, seda rohkem meiega arvestatakse. Mina küll ennast üle sõita ja lasen nagu siiamaani. Ise me tahtsime see vabadust, tahtsime on ju, aga üks me seda ei kasutas. Miks see ei kasutas? Vabadus otsustada, tegutseda, aga sa pead ka selle vastu vastutama. Kui tekib vastutuse moment, siis on paljud põõsad. Siis on paljud kohe põõsas, on ta poliitik, on ta ärimees, nii kui on mingi vastutuse moment, mis talle ei sobi, siis on ta kohe kaduda reelil. On nii või ei ole? On küll. Noh, vot siuke. Nii et mina toetan igal juhul, on nagu on, ärge laske motti maha nagu öeldakse. Kõik on väga hea, las ta natuke laagerdab, aga ma ütlen, tulevad uued ideed, mis iga seal, keegi seal päris hästi on postitud seal Facebookile, päris häid mõtted on seal, ma ei ütle küll midagi halba, absoluutselt midagi halba, et öelda. Igal ühel oma arengutee, igal ühel omad arusaamad ja nii ongi. Kuidas keegi nüüd korrigeerib oma arusaam või korrigeeri iga oma asi. Aga jääme inimestest lõpuni ja väärikatest lõpuni ja kõik on okei ju. Meie veel ei pea tülli minema. Mille absoluutselt ja miks peaks on? Keegi veel midagi halba teinud ei ole ju. See on ju need arusaamad ja ongi kogu lugu. Ja nüüd ei otsime sellele uuesti ühisosa ja ongi kõik. Vist nii on. Nii on. Aitäh sulle. Et jah, hoiame seda ikka seda meeldivat fooni edasi ja las see raskus lasta, ütlen, et lihtsalt tõuse püsti, raputa kõik maha ja siis vaatad edasi. On ju, igal üle soovite seda, tõuske nüüd püsti, raputa kõik maha, mis on olnud, just see, mis teile ei meeldi. Raputage too maha ja siis võtke enda jaoks lihtsalt aeg. Noh, ja siis kuidas edasi, nii ongi. On siuke teema. Tänud, aitäh sulle ja ilusat õhtut. Mina toetan igal juhul, ükskõik mis lahendust mina toetan, selles ma tahan suht radikaal. Kriisi olukorras tulebki teha radikaalse otsustada. Et kas siis kriis kiiremini peatada ja see kriis lahendada, ongi vaja radikaalse otsustada teemist tahata. Mitte midagi teha ei ole. Muidu seda soigub milleks. Lõpuks ei uppud ise sinna veel ära selle kriisisse. Ma küll kuhugi uppuda ei kavatse. Kuule, kõige paremat päikest ja hoidke ikka see, nagu öelda, sisimene see leek hästi kõrgel. Aitäh sulle. Ele leek. Mis igast teisme, harmoonia, tasakaal, kõik see, hoolivus, arukus ja kõik sinna juurde. Edu teile, olge tugev. Ja, suured tänud sulle, ilusat õhtut. Nii. Vaat selle maha raputamisega mul on üks lugu veel siin paar päeva tagasi, kui see laava lahti läks. Siis mõtlesin siin poole ööni ja mõttes endamisi rääkisin. Ma vabandan väga, Margo. Mikli, nii nagu sai öeldud, on viimane kõne. Räägid oma sõnumi lõpuni ja võtame just saate kokku. Et nii oligi, et mõtlesin endamisi kogu seda olukorda ja hakkasin tegema seda, mida ma kõige paremini oskan. Hakkasin tänama, tegema taotlusi. Vabandasin kõigi ees mõttes, keda ma olen tahtlikult või tahtmatult solvanud, andsin andeks teistele, iseendale. Ja rääkisin sedasi ja tänasin ja ühel hetkel panin tähele, et mu fookus oli liikunud iseenda sisse. See jutuajamine oli ligi tund aega. Ja ühtäkki ma avastasin, et minu sees on õnnetunne.
esimene asi selle avastades, mõistus tavaliselt jookseb kohe errorisse ja see on ka üks märk, et see liikumine ei ole sinust endast. See ei ole see, et ma olen välja mõelnud või kujutan ette. Mõistus ei saanud aru, mis mõttes, et sa tegeled sihukese raske sopaga ja sa oled õnnelik. Tunned õnnetunnet ja see õnnetunne levis üle minu. Ma tundsin, et pea läheb lahti. Täiesti selge, klaar, mõtted puhtad. Nina läheb lahti. Kusjuures ennem seda ma arvasin, et see kõik oli lahti. Ja see levis üle minu ja see on siiamaani see tunne sees. Tänutunne, õnnetunne. Ma ei otsinud väljast, kes on süüdi, kes on paha. Tegelesin sellega iseenda sees. Ei ole paha see, kui keegi midagi osutab, midagi üles tõstab või midagi välja toob. See on koht, kust algab arutelu. Aga kui tulevad piirangud, ei tohi. Seda ei tohi. Kõike muud võid. Siis on kriips. Vabadust ei ole. Sellega lõppes see kogu see liikumine ja kogu elu. Kas me ise tõmbame endale selle kriipsu või keskendume enda sisse ja võib-olla nii mõnigi jõuab hoopis selle õnnetundeni. Selleks ei olnud vaja teisi. Mitte kedagi ei olnud vaja. Jumalast ihu üksi. Rääkisin loojaga ja sisse tuli õnnetunne. Aitäh sulle, Margo. Telefon on väljas, kõnesid rohkem vastu ei võta. Nii nagu oskasime, nii selgitasime. Kes tahavad üksteist süüdistada? Vaba tahte valik. Kes tahavad kastitada kuidagi kedagi? Vaba tahte valik. Kes tahavad pooli valida? Vaba tahte valik. Siit juhte ei otsi. Siin leiate iseennast. Kes soovib juhti? Tantsupõrand on vaba ja pakkumised on teil olemas. Nii et mina ütlen sulle lõppkokkuvõtet on see, et hea sõber Simo on öelnud sellise sõna nagu minu teada on tal ka oma kanal, sellega on mõttepeatus. Mina võtan siit nüüd omale ka väikse mõttepeatuse. Ja päris ausalt tahan nii-öelda lasta rahulikult selle läbi seedida, sest ka mina ei tea, mis siis juhtus. On nii nagu on. Ja ütlen sulle, et ma väga palju isegi ei keskendu sellele, mis siis juhtus. Mingisuguseid analüüse erinevate inimestega, telefonikõnesid, väljaspool saateid, hakata analüüsima. Kõik inimesed, kellel on see huvi või soov, minu numbrit ei maksa valida. Ei ole vaja seda. Tegelen iseendaga ja teen väikse mõttepeatuse. Kõigil on, kõik kes soovivad, võivad seda ise ka teha. Keegi ei käse. Ja ongi kõik. Aitäh teile, et vaatasite. Ma loodan, et mingi selgus teile ikkagi tuli. Minu poolt suur aitäh teile ja ilusat õhtut. Ilusat õhtut.